tere hommikust, käes on esmaspäev ja kell on 8:42 juba. Nii et on siuke hilisem hommik. Jooksin just, viisin Leo lasteaeda. Nüüd sõidan ruttu koju. Mul on täna tegelikult koolipäev ja koolipäev näeb välja nii, et tegelikult on Zoomis õpe, mis on küll üsna intensiivne. Nii et kella 10-st kella 2-ni on mul see, issand, ma hingeldan, Zoomi õpe. Ja enne veel ma üritaks kiirelt teha mingid tööasjad, nii et ma nüüd kiman ilusti koju, teen endale kiire hommikusöögi ja kohvi ja siis teen kiirelt mingid tööasjad ära. Siis on kool ja siis kell peale lõunat, peale 2 mul on üks plaan, aga sellest juba hiljem. Igal juhul ma mõtlesin, et eelmine nädal jäi panna auto tööle, lihtsalt sorry, kui see siin undama hakkab. Eelmine nädal jäi vlogimisest vahele. Lihtsalt elu on selline, et kõike paraku ei jõua ja filmimine on hetkel ikkagi seal listis nagu viimane tegevus, mida peab tegema. Aga ma püüan see nädal teid oma eluga jälle kurssi viia. Ja vaatame, aga tere tulemast uude vlogi ja uude nädalasse. Ma kohe vaatan, mis oktoober meil ka juba on. Meil on 20. oktoober. Nii et sügis ikka paneb täie kiirusega aina edasi ja edasi. Vaata, aga ma nüüd liigun koju. No nii, ma olen vahepeal jõudnud omadega Kurna parki. Kas ma rääkisin midagi vahepeal? Teate, mul on praegu aju nii omadega koos. Igal juhul mul oli koolis üks tund Zoomis ja ma ei tea, ma vist olen nagu masterdanud juba mingi täiesti teise leveli rööprähklemise. Sellepärast, et samal ajal, kui mul oli kursuse tund, kus me pidime kirjutama ka erinevaid analüüse, tegin ma tööd, vastasin meilidele ja ühesõnaga väga-väga intensiivselt 10-st kella 1:30 väga intensiivne aeg on olnud, ühesõnaga. Ja nüüd ma tulin korraks Kurna parki oma pead tuulutama, sest Brianna heidab mulle juba pikemat aega ette, et me ei ole kunagi ükski aasta korralikult Halloweeni tähistanud. Me ei ole ilusti kodu kaunistanud. Noh, mina olen siuke sügise kaunistaja, jõulude kaunistaja. Halloween on siuke nagu ma mõistan, miks seda lapsed vajavad või noh, mitte vajavad, aga miks neile see äge on ju. Nii et ma seekord ütlesin Briannale, et davai, teeme. Aga kuna ta ise läks koolivaheaega Pärnusse nautima, siis kogu kaunistuste ostmine ja valimine on ikkagi ainult minu teha. Nii et ja kuna mul väga muud aega ei ole kui täna ja just praegu ja see hetk, siis ma mõtlesin, et ma tulen piilun, mis siin on. Mul on tegelikult üht-teist veel vaja. Mäkile on vaja mingisugust uut pesa või midagi, ma ei teagi. Aga õnneks siin Kurna pargis on niimoodi, et kõik need asjad, mida mul vaja on, need poed on siin olemas. Ja täna on esmaspäev, mis tähendab seda, et siin ei ole väga palju rahvast. Ma korra mõtlesin seda eile teha pühapäeval, aga siis ma mõtlesin, no, pühapäeval ma siia Igekanti kindlasti ei tule. Nii et ma arvan, et see on minu efektiivsuse võti siin küll praegu. Aga lähme vaatame siis sinna sisse ka. Võt nii. Praegu kõik. Vaatame, mis me saame siit. Nii, ma olen autos tagasi. Ja ma vist tõesti olen, kas ma ütlesin ka just seda või?
Oh my god. Ma vist olen tõesti natukene nagu hilja peale jäänud nende Halloweeni asjadega, sest et ma pean ütlema, et mõni aeg tagasi mul jäi silma igasuguseid asju, aga praegu pigem vähe, aga üht-teist ma ikkagi sain ja ma mõtlen, et me äkki siis selle alumise korrusele paneme nagu rõhku. Ma tean, et Brianna tegelikult tahab enda tuppa ka paari asja, nii et ma lasen need äkki talle endal valida. Praegu ma mõtlesin, kuidas seda treppi kaunistada. Aga ma lähen, sõidan nüüd korra Peetri Selverist läbi, sest sealt on mul paar asja sealt Toomapaast, mida siin kahjuks ei olnud. Nii et ma lähen hoopis sõidan sealt kiirelt läbi, kell on juba 3 ja siis ma lähen koju tagasi kooliasjade ja tööasjadega tegelema. Aga üht-teist ma ikkagi sain ja kodus äkki siis näitan ka. Vahepeal on möödunud päris mitu tundi ja endiselt on veel esmaspäev. Kell on mingi 7 läbi, ma panin just Leo magama. Ja ma käisin ära seal Kurna pargis. See on kõik vajalikku. Siis ma tegelesin natukene sotsiaalmeedia asjadega, panin ühte reelsi kokku. Siis Mihkel tõi vahepeal Leo koju. Sõime, tegime õhtused tegevused ära. Ja nüüd ma pean hakkama tegema natuke tööasju. Ja ka kooli asju. Mihkel läks nüüd linna korterit üle andma, et me saime õnneks endale uued üürnikud, mis on nagu hurraa, see on nagu tehtud, sest see oli siuke, sa tahad siia minna, siin ei ole sul mitte midagi. See oli üks siuke, ütleme nii, peavalu, üks asi, mis lihtsalt oli vaja ära teha. Aga mis veel vahepeal? Me eelmine nädal ei filminud midagi, aga me pidasime eelmine nädal korra väike catch-up, kui siis juba siia. Pidasime eelmine nädalavahetus siis, või üleeile, laupäeval. Pidasime lõpuks Leo sünnipäeva. See oli väga vahva. Ja reedel ma käisin Tallinna Ülikoolis seda konverentsi avamas, hariduskonverentsi iga-aastast. Ja oli selline mõnus eneseületus. Mägi, mis sa teed? Aga sain väga toreda tunnustuse osaliseks, nii et oli kõike väärt. Ja homme on mul koolipäev. See tähendab, et mul on see nädal üldsegi koolinädal. Ja homme ma pean 3 minna koha peale. Ma mõtlen, kus meil see tund üldse oli, kas meil oli üldse Tallinna Ülikoolis või oli seal ülikooli raamatukogus. Pean selle üle vaatama. Igatahes see on selline aine, kus on väga palju vaja alati ette valmistada, sest meil toimuvad selle koha peal nagu seminarid ja need nõuavad hästi palju kaastöötamist ja selleks on vaja kõik materjal ennem läbi võtta. Mul on see kõik tehtud tegelikult, aga on vaja korrata eelmise tunni nii-öelda materjali ja siis selleks seminariks ette valmistavat materjali nii-öelda seda see hulk on päris suur. Nüüd ma tunnen, et ma pean selle veel nagu läbi vaatama ja mingid asjad endale kuidagi natuke meelde jätma võib-olla. Mis veel? Ja jah, kuna ma töölt olen nii-öelda õppepuhkusel, siis ma pean tööasjadega tegelikult tegelema siis järgi, sest minu tööd keegi tegelikult otseselt ära ei tee, kui ma ise ei tee.
nii et ma löön veel õhtul siin tööarvuti lahti ja tegelen mõne pakilisema asjaga ära. Siis ma tunnen, ma räägin nii mõttetut juttu. ma ei tea, aga ma lihtsalt praegu kuidagi täna tundsin, et ma ei tea, see multitasking on saavutanud mingisuguse täiesti erakordse taseme mu elus. et jah, aga samas on nagu äge, ma saan, ma ei tea, mingeid sotsiaalmeediaprojekte ja ma saan nagu, ma saan nii paljudest asjadest nagu osa või kasvõi see ülikoolis, ma ei tea, kõne pidamine ja need on ikkagi nagu väga suur usaldus. Ma tunnen, et on nagu usalduse osaliseks ma olen saanud, nii et ma tahan kõike seda täiega teha, aga samas ongi töökohustused ja siis tahaks perega aega veeta, et noh. Jah, ja ma just täna mõtlesin, et issand, vaatasin siin Liisa Pärnpuu, ta on küll Viljard vist õige nimega, aga tema YouTube'i kanal on ikkagi Liisa Pärnpuu. Äkki vaatasin just tema mingisugust vlogi, ma üldse ei ole jõudnud midagi jälgida, aga mõnikord ma oma lemmikuid ikkagi enam-vähem tahaks näha, siis ma vahel panen endale taustaks, kui ma ei tea, teen midagi, mida ma ei tea, teen süüa või ühesõnaga selline korra puhkehetk siis ka. Aga vaatasin ta vlogi ja ma vaatasin, ta on nii tubli, ta käib jooksmas. Ja siis ma mõtlesin, et ma isegi reaalselt ei mäleta, millal ma viimati trennis käisin. Ja see teeb mind nii kurvaks, sest mulle hullult meeldib tegelikult käia ja ma tean, et see füüsiline liikumine annab ka nagu vaimsele poolele nii palju juurde, et ma lihtsalt praegu üritan mõelda, et millal ma võiksin selle aja enda jaoks nagu leida. Pean vist enda kalendri läbi vaatama ja tekitama endale mingisuguseid ajaakneid, kus ma saaks äkki trennis käia. Sest et ma ei tea, ma ärkan juba hommikul kell 5, et hommikusse ma vist ei suuda panna. Mul tekib küsimus, et kas ma saaks nagu õhtul mõne aja loovutada. Kindlasti see ei saa olla nagu väga palju kordi nädalas. Äkki, ei saa aru, mida ta tahab. Aga äkki mingi, ma ei tea, 2-3 korda nädalas venitaks kuskile välja. Või õhtul jooksmagi minna. Võib-olla peaks sellest alustama, sest siis otseselt ei peaks kuhugi eraldi minema, vaid lihtsalt uksest välja jooksma. Igal juhul ma täna rohkem midagi ei jäpi ja ei filmi. Vaatame, kui palju mul õnnestub meeles hoida seda, et ma alustasin vlogimiseks see nädal ja filmin äkki homme midagi. Vot, aga näeme siis loodetavasti homme. Tere hommikust, käes on teisipäev ja issand, siin on nii palju rahvast liikumas, mul korraks tekkis natuke piinlik, aga käes on teisipäev ja Leo lasteaiatiiru oleme praegu tegemas. Mihkel viib teda sisse ja ma mõtlesin, et teen teile korra hello. Ja siis kell on praegu 8:42, ma tegelikult koolis pean olema mingisugune 10:30 hakkab mul minu arust tund nii-öelda või see seminar siis. Aga hakkame vaikselt ikkagi sinna poole liikuma. Ma arvan, et ma jõuan küll varem kohale, aga ongi hea, sest et saan mingit materjali veel läbi lugeda. Ja tänane päev ongi siis selline koolipäev ja siis kool on mul vist kokku äkki mingi 6-ni ja siis õhtul midagi suurt plaanis ei ole,
ilmselt teen mailboxi lahti ja vaatan, mis tööl vahepeal juhtunud on siis tänase päeva jooksul. Aga jah, üsna selline karge hommik. Ja kuidagi nii teistmoodi on kohe, kui Brianna on kuskil ära ja kodus on kuidagi nii palju vaiksemad need hommikud kuidagi. Aga siin on praegu nii palju liikumist, et ma parem lõpetan selle filmimise. See on nii huvitav, et meie tavaliselt toome Leo umbes kella 8:05 äkki, midagi sellist. Ja ta on peaaegu alati esimene laps. Ja siis ma küsisin ükskord ka õpetajalt, et mis kell nagu vanemad siis tavaliselt lapsed toovad. Ja tuuaksegi tavaliselt siuke 8:30, 8:45. Siis mul tekib küsimus, et millega need vanemad tegelevad, kas nad ei käi tööl, kas nad ei pea kuskil olema. Ju siis ei pea. Aga Mihkel jookseb juba siia poole ja siis hakkame sõitma. Päev, kell on 6:50. Jah, mis sa karjad? 6:50 midagi. Ja ma olen nii väsinud. Ma olen väga väsinud. Aga jah, teeme ikkagi algust selle päevaga, muud üle ei jää. Nii et ärkasin 5, et jõuda oma mingite tööasjadega järgi. Mul on täna koolis vaja esitada üks 9-minutiline kõne. Ma ei ole selleks kuigi palju harjutanud. Vähemalt mul on see valmis niivõrd kuivõrd. Ja ma ei tea, teeme ära. Ja jah, päris raskeks on see sügis ikkagi läinud, sest väljas ärgates on kott pime lihtsalt. Peakski Mäki laskma aeda. Mõtlen, panen siit äkki tule põlema. Terrassi tule. Muidu on liiga pime. Vot. Leo, ära tee nii palun. Ära palun niimoodi tee. Ära palun niimoodi tee. Ups, tahasin siia kaadrisse näidata, sul on hilakeha paljas. Igal juhul. Ma ei tea, kuidagi pean ennast nüüd käima saama. Ma arvan, et lasen Mäki õue ja siis see värske külm õhk teeb mulle nagu mingisuguse energia sisse ja kohvi. Okei, let's go. Nii, ma olen vahepeal jõudnud Selverisse kaasa haarata endale pähkleid. Tere hommikust, kus ma ikka olen, kui mitte siin samas autos. Siis tundub, et muul ajal mul lihtsalt kas ei ole aega või ei tule meelde, et filmida, aga käes on neljapäev. Mihkel viib just Leod lasteaeda ja siis stardime kooli poole jälle. Ja see on selle nädala viimane koolipäev. Eile oli päris pikk päev.
ja väsitab ka. Tore päev, aga väsitav niimoodi, ma jõudsin koju, siis ma võtsin kiirelt mingite tööasjadega järgi ja ma olin kell 9 ennast niimoodi, et kõik silmad kinni ja magama, ma ei püsinud isegi üleval. Nii et jah, selline päev oli eile. Täna on natuke lühem koodipäev, nii et saab vaikselt ennast nädalavahetuseks ka valmis panna. Läheme homme, otsustasime, et läheme homme Pärnusse. Tegelikult pidime olema laupäeval esialgu. Aga mõtlesime, et teeme korraks üks natuke pikema nädalavahetuse, et viimati käisimegi vist niimoodi, ma ei tea, suve alguses või? Millal me käisime? Ma enam ei mäleta, mul mingi vlog ka sellest, ma mäletan. Et nagu korraks väike paus sellesse jõhkrasse elurütmi saada. Sest ma ise tunnen, et nii kui ma sõidan nagu kuskile ära, siis ma nagu päriselt puhkan ka, sest et kodus on ikkagi, kas sa koristad, tegeled lastega, siis sul on terve nimekiri asju, mida sa veel peaksid tegema seoses, ma ei tea, töö või kooliga, on ju, et ja nii see nädalavahetus tegelikult läheb. Et korraks nagu mõtteid mujale saada, siis otsustasime, et teeme väikse nädalavahetuse seal. Lähme ilmselt sööma ja puhkame, et saame lapsed vanavanemate juurde jätta ja korraks aega võtta ja olla kahekesi ka. Nii et ma olen väga elevil ja ootan seda, sest ma arvan, et see on korraks nagu väga vajalik. Aga rääkides ilmast, ilm on põhimõtteliselt juba novembrikuu moodi, täiesti pime, vihmane, niiske, külm, rõve. Aga midagi mulle selles ikkagi nagu meeldib ka. Vist see, et ma nagu ei ole kohustatud vähemalt õues aega veetma. Nii. Kell on praegu 8:14. Ma arvan, et hüppame kiirelt poest läbi. Ja siis lähme kooli. Ma sain eile lasteaiast kõne kusjuures, et Leo sööb meil hoomamatus koguses liiva. Ja ma ei tea, mul ei ole kunagi seda olnud, Brianna ei teinud seda. Ja ma ei tea, sellel ilmselt võib päris mitu põhjust olla, aga ma mõtlesin, et okei, et ma siis võtan perearstiga ühendust, et äkki igaks juhuks teha mingi pereanalüüsid, sest ChatGPT ütles, et tal võib olla näiteks mingi raua või mineraalide puudus. Võt, nii palju siis sellest. Näeme varsti jälle. Et see on nii vahva mingisugune näitus. See vist. Ma ei tea, ma olen ikka kuidagi nagu nii läbi sellest tänasest päevast, et ma ei teagi, mida oma eluga peale hakata. Ühesõnaga me tegime täna, eile pidasime siis kõik kõnet. Ja need olid juba just nagu sellised sügavad ja isiklikud. Ja täna me pidime rääkima enda õppijaloost. Ja nii huvitaval kombel joondusid välja väga sarnased lood mingil määral,
kuigi samas väga-väga erinevad. Aga kõigil meil on olnud mingisugused perioodid, ma ei tea nüüd, kas päris kõigil, aga ikkagi väga valdavalt on olnud mingisugune valu sellega kaasas käivat või kaasas käinud. Nii et see oli selline väga teraapiline, aga väga emotsionaalselt kuidagi rasked 2 päeva on olnud. Et nii mõnigi pisar sai valatud, mida ma ei oleks osanud oodata. Et kuidagi väga huvitaval kombel on see ülikooli kogemus saanud millekski hoopis teistsuguseks, kui ma oleks ette osanud kujutada või arvata. Nii et ma ei tea, ma ei taha siin mingit inspiratsioonikõnet pidada, et minge kõik ülikooli õppima, aga ma ei tea, mina ise tunnen küll praegu, et ma olen leidnud mingisuguse kuuluvustunde, mis on päris äge ja nagu päris teeb nagu emotsionaalseks. Aga homme mul kooli ei ole, homme on tööpäev. Ja ma vaatan äkki täna õhtul ma ilmselt rohkem midagi ei filmi, sest et siin mõned tööasjad vajavad jälle reageerimist ja homme näeme, ma arvan, sellepärast, et homme sõidame Pärnusse. Peale tööd, muidugi. Kõigepealt töö. See käib siia. Oleme jõudnud Pärnusse. Issand, ma näen välja, nagu ma oleks öö läbi pidutsenud või ma ei tea. Viisime lapsed ära. Kell on 7. Meil on laud tegelikult kell 8 vist. Nii et nüüd otsime oma ööbimiskoha üles kesklinnas. Ja seame enda õhtusöögiks siis valmis. Mul oli siuke räme peavalu, nii et ma sõin ühe šokolaadi ja võtsin kähku peavalu rohkem, nii et ma loodan, et läheb paremaks kohe. Rääkisin just pika juttu ja siis avastasin, et ma ei olnud pannud telefoni filmima. Igal juhul tere hommikust. Käes on pühapäev, me oleme kodus tagasi.
Mina olen jõudnud siin hommikul, kell on praegu 9 saamas, jõudnud teha kuidagi üllatavalt palju. Ma ei tea, see kella keeramine tund aega tagasi justkui oleks mulle andnud lambist mingi 4 tundi. Ma ei tea, kuidas, aga ma tunnen, et ma olen täiesti välja puhanud ja valmis päevale vastu astuma. Ja tegelikult juba igast asju teinud. Igatahes me jõudsime eile koju Pärnust, mingisugune enne 10-st. Pakkisin kõik asjad lahti, panin pessu ja siis läksin ise mingi 11-st magama. Aga ma ei filminudki eile Pärnus olekut eriti palju ja ka üleeile mitte. Me läksime siis niimoodi, et kohe peale tööd sõitsime, viisime lapsed Mihkli vanemate juurde ja ise läksime siis, tšekkisime ennast sinna Airbnb-sse sisse. Tõesti tavaline korter kesklinnas. Mõtlesime lihtsalt, et tahtsime rahulikult ühe õhtu võtta, et ma ei tea, kuskil õhtusööki nautida ja lihtsalt olla. Aga ütleme nii, et terve see nädala väsimus ikkagi hittis mind päris raskelt. Niimoodi, et ma restoranis suutsin juua pokaali veini ja ma ei tea, see hakkas mulle nii pähe ja siis järgmine, et ma olin täiesti väsinud. Nii et minu meelest restoranist läksime juba koju äkki mingi 9:30 või sinna Airbnb-sse mingi 9:30 ja suht varakult läksime magama ka, nii et ega ei olnudki väga suurt midagi filmida, aga tore oli korraks ärgata nii, et ärkad siis, kui tahad. Kuigi siis see ärkamine toimus ikkagi kell 7. Ma ärkan ikka suhteliselt vara. Aga ma olen sellest, ma tunnen küll välja puhanud. Plus ma vaatasin, mul hakkas telefoni lagu tühjaks saama, mul ei olnud telefoni laadijad kaasas ja tagasi tulles mul ei olnudki enam telefonil pilti ees, nii et polnudki võimalust filmida. Aga me käisime sellises kohas söömas nagu Phoenix, mis on siis selle jõe ääres. Ja see on selline väga huvitav koht, ma ütleks. Interjööri järgi ma ütleks, et see näeb välja nagu mingisugune pubi kuskil kahtlases kohas. Nagu ma ei tea, mis selle interjööriga toimub, aga ausalt öeldes, kui ma sinna sisse astusin, siis ma mõtlesin küll, et kuhu ma nagu sattunud olen, mis koht see veel on. Aga Mihkel oli teinud mingi full research ja avastanud, et see on üks parimaid söögikohti Pärnus. Ja mis tuli välja, et ka on. Toidud olid imelised. Ja teenindus, ma arvan, et see on üks kõige parema kohaga teenindus, kus mina kunagi käinud olen. No, mis sa tahad? No tõesti, see tüdruk, kes seal siis oli ja teenindas meid, teenindas suurepäraselt. Suhteliselt suured portsud olid. Ma imestan, et tavaliselt meinil mina võtsin lõhe, Mihkel sai mingit liha. Ja päris suured olid need portsud. Ja ma arvan, et see on üks parimaid tartarre, mis ma elus söönud olen. Mihkel minu meelest pani üldse kõigele 10-10, minu jaoks oli võib-olla natukene millestki jäi ikkagi puudu. Aga ikkagi väga maitsev ja kui lähete Pärnusse, siis soovitan minna, ärge laske ennast sellest natuke naljakast interjöörist võib-olla heidutada, et toit oli imemaitsev. Ja ega me suurt midagi teinudki järgmisel päeval, siis eile me olime Mihkli vanematega ja hängisime nagu perega, käisime korra sõpradel külas mõneks tunniks. Ja siis hakkasime koju startima. Mul on mingisugune, ma ei tea, ma olen juba nii vanaks jäänud, et mulle ei meeldi võõrus kohas eriti ööbida, nii et
ma pigem tahtsin täna ärgata kodus, võtta rahuliku pühapäeva, teha mõned asjad ära, mis vajavad tegemist. Aga Leo, palun ära roni sinna. Ära sinna roni. Jah, aga et ei oleks sellist nagu tõmblemist, et jõuad siin pühapäeval mingi pealelõunat koju, siis hakkad alles mingi pesu pesema, koristama, ühesõnaga ei ole sellist nagu mõnusat vaibi. Jah. Nii et siin me nüüd oleme ja ma ei tea, see vlogikene see nädal kuidagi tuli selline välja nagu tuli. Ja las ta siis olla. Ma mõtlesin korra, et äkki ma ei pane midagi välja. Aga teate, selline see elukord on. Ja nii ta on. Ühesõnaga, ma ei tea isegi, mida ma räägin. Aga jah, selline see vlog seekord sai. Ma arvan, et ma lõpetan selle siinkohal ära, sest et ma täna tahaks mõned kohustuslikus korras mõned asjad ära teha. Ennast uueks nädalaks valmis panna ja tegelikult täitsa mõnusalt lihtsalt olla perega. Mis te teete seal? Leo ja Mäki mängivad, see on nii armsalt praegu. Nii et tuli selline vlog. Ma ei tea, ma loodan, et sulle meeldis. Pane vaiku meeldis. Ja näeme juba, ma arvan, varsti jälle. Vaatame siis, millal täpselt. Aga olge tublid ja olge terved. Ja näeme juba järgmine kord. Tšau!